Head kolleegid, sõbrad, mõttekaaslased, et kes me kõik otsime seda tarkade kivi, kuidas ruumiloomet võimalikult kestvalt või säästvalt või jätkusuutlikult edasi viia. Ja igaüks omas ametis, aga proovime seda leida, eks neid katseid ole palju olnud. Üks nendest on nüüd siis see kestliku ja kvaliteetse ruumi planeerimise tööriistakast, mis koondab endas üsna mitmeid selliseid tööriistu, nii nagu üks tööriistakast peab olema. Ja küll teile juba küsis, et kas keegi on seda tööriistakasti juba näinud, näppinud ja puutunud. Ma küsiksin veel korra, et tõstke käed, kes on seda nagu oma tegevuses või üldse tähele pannud või näinud või käinud selles. See on kurvastav uudis. Aga ega selles ei ole ka mitte midagi imelikku, sest neid tööriistu on tõesti palju, mida igapäevases töös kasutama peaks. Et see on nüüd ruumiloome koolitusega seotult esimese rühma 5. päeval, siis oli see just see päev, kui oli ka pressiteade selle tööriistakasti avamisest ja pärast seda sai antud ka Sirpi üks intervjuu, et mida ta endast kujutab ja kuidas ta ülejäänud maailmaga seotud on. Ja pärast seda on olnud ka mitmesuguseid muid sündmusi, kus ka seda tööriistakasti on tutvustatud, rääkimata teise töörühma 5. päevast, aga seal teid ju ei olnud. Aga siis oli ka selline sündmus nagu Tartu planeerimiskonverents, kus tegelikult Kaidi Tamm selle koostamise see Tallinna projektijuht sellest üsna põhjalikult rääkis selles suuremas paneelis. Aga sellest tööriistakastist, nii, kuidas ta nüüd? Läks edasi. Tööriistad ja kast, milleks ja kellele? See on see küsimus, mis tegelikult on üsna oluline, et vaadata, et kellele see mõeldud on, kes seda kasutama peaks, kes selles oma töös nagu hõlmustust peaks saama. Et kestlikkusest ja mõistest kõigepealt mõni sõna. Väga pikalt ei peatu, aga eks igaüks mõistab selles kestlikkuse ja jätkusuutlikkuse all oma ise asju. Loodame, et küll, et see ühisnimetaja on võimalikult suur, aga neid nimetusi on olnud mitmeid, eks ole. Näiteks on olemas ka ju ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid, kuidas see on seotud kestlikkusega, kuidas see on seotud jätkusuutlikkusega. Et kui vaadata seda, et meil on olemas ka selline asi nagu säästva arengu sõnaraamat, ettekandes on ka need lingid tegelikult täiesti töötavad, et siis need kõik on synonüümid. Aga nendel on teatud verbaalsed sellised nüansid, mida võib-olla ka poliitilikas ära kasutatakse. Mõnikord ei ole säästvus või säästlik, ei ole piisavalt nagu kõrge lennuga, siis kasutatakse midagi muud, kestlik või midagi muud. Aga et see on ju tegelikult üks ja sama asi. Ja Eesti on tegelikult olnud siin üsna esirinnas kunagi. See oli 1995. aastal, kui ühena esimestest riikidest maailmas, et see oli ka säästva arengu seadus, mis kehtib tegelikult siiamaani. Ja sellel oli ka üks paragrahv, mis sidus säästva arengu ja ruumilise planeerimise omavahel. See kadus küll paari aasta jooksul pärast ära, kahjuks. Aga ühtepidi me oleme samu asju kordame taas ja taas, eks mööda spiraali, eks uue kvaliteediga, aga samad asjad tulevad jälle tagasi ja loodame, et siis ikkagi nii-öelda tõusvas kvaliteedis. Siis on strateegia Eesti 2035, millel on samuti ruumilise arengu eesmärgid, aga mille täitmiseks või mille
millega seoses nüüd praegu koostamegi just üleriigis planeeringut, mille visiooni viimane piirkondlik arutelu on täna pärast lõunat Tallinnas. Ja siis on kestliku arengu eesmärgid ja seosed nagu üldisemalt, üks dokument siin lingitud, ja ka kohaliku omavalitsuse rollis selle kestlikkuse tagamisel, nii et need lingid soovitan läbi vaadata. Et millest see teema üldse nii väga üles tuleb, et meil on paljud tegevused, mis omavahel konkureerivad meil keskkonnas. Ja tegelikult me püüame selles suunas, et seda ruumilise planeerimise kaudu, seda konkurentsi, mis igaüks nendest tegijatest nõuab oma ruumi, maad, ressurssi, aega, inimesi, kõike muud, et neid võimalikult tasakaalustada, et sellest konkurentsist saaks koostöö. Ja siin on üks küll ühes teise projektiga seotud üsna aktuaalne selline skeem, mis iseloomustab neid vastastikusi suhteid. See on küll nüüd maahõive ja mulla poliitikaga seotud uuring, mida Maaülikoolis hiljaaegu märtsis tehti ja mis kestab veel aega edasi, sest et varsti hakkab rakendama ka mulla strateegiat, milles just maahõive osas meil tuleb üsna palju uusi kohustusi. Aga see iseloomustabki seda koostööd, konkurentsi ja neid omavaheliste suhete keerukust. Neid skeeme on muidugi palju. Aga ruumiline planeerimine just on see tööriist, mis aitab siis funktsionaalselt tagamise ja ressursside kasutamise konkurentsi tasakaalustada. Jõuame tasapisi selle kasti juurde. Algselt oli kavas rohepoliitika rakendamiseks. Rohepoliitika mõiste tuli meile ka just mõned aastad tagasi jälle aktuaalsena uuesti uksest hakkas sisse, kuigi mõttes on ta meil ju kogu aeg olnud. Aga ta tuli nüüd väljapoolt tegelikult muude tegurite kaudu ja muutus selle rakendamine meile õige kiiresti kohustuslikuks ja lausa hädavajalikuks. Ja siis tuli ka hakata mõtlema nende kestliku arengu tööriista kastide pääle ja alguses see on võib-olla mõnes mõttes on see koostööprojekt olnud, et selle alguse mõtteid sai mõlgutatud veel Rahandusministeeriumi ajal. Pärast seda jõudsime läbi käia oma osakonnaga ja selle projekti tellijana või juhtijana ka veel Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist ja nüüd oleme siis MKM-is, et 3 ministeeriumi nagu ühendab, tegelikult on neil 3 ministeeriumil erinevad eesmärgid, mida siis ka ruumilise planeerimisega peaks tasakaalustama. Et esimene oli siis see rohepoliitika rakendamise tööriistakast, siis kestliku arengu jaoks, teine oli siis ka kvaliteetse ruumi aluspõhimõtete rakendamise tööriistakast ruumilises planeerimises ja vahepeal oli teise, ma unustasin praegu hetkel mainimata, aga see on siis kohandava planeerimise tööriistakast. Ja kohandav planeerimine on iseenesest, kas meil on ju selge, et osa meil Eestist kasvab, osa kahaneb üsna kiiresti, aga kohandamine on selline ühisnimetaja, mis tegelikult on vajalik mõlemal poolel, nii selle kasvuga kohanemiseks või kohandamiseks, ruumilise keskkonna kohandamiseks, kui ka sama ka kahaneva keskkonna puhul. Nii et need on need tööriistakastid või tööriistad, mis selles kastis peaksid olema. Ja kuna need 3 mõtet suunda välja tulid, siis ühendasime need ühe selle kestliku ja kvaliteetse elukeskkonna planeerimise tööriistakasti alla ja niimoodi ta on praegu nagu siis valmis saanud. Selles oli siis 3 osa, üks oli kontseptuaalne faas, kus sai see välja mõeldud, et mis ta siis täpsemalt olla saab, millised on need eesmärgid, millised on teave selle täitmiseks.
sai tehtud ka fookusgruppidega, kohalike omavalitsustega, mitmeid intervjuusid, siis millised on need põhiosised selles tööriistakastis. Järgmine oli siis see arendusfaas, milline on need töövahendid, milline on see tööriistakasti võimalik prototüüp ja visuaalne kontseptsioon sellele. Üks visuaalse kontseptsiooni osa on seesama tööriistakasti pilt siin nurgas. Ja kolmas siis tööriistakasti või selle platvormi testimine nii siin koha peal Eestis kui ka tal on ka rahvusvaheline akrediteering või ülevaade olemas, et rahvusvahelise nõuandva koguga. Ja siis edasi arendamine, kontseptsiooni siis valideerimine, tagasiside dokumenteerimine ja siis selle alusel täiendamine. See täiendamine tegelikult, nüüd läks paljuks. See täiendamine tegelikult kestab siiamaani ja jääb veel tükiks ajaks kestma. Sest nagu öeldud, ta on alles 3 kuud avalik olnud ja siin on palju asju, mida tuleb ja peabki täiendada. See tööriistakast on ühe teise tööriistakasti üks oluline osa ja see teine tööriistakast on meil juba tegelikult eksisteerinud üsna pikka aega. Selle nimi on nimelt selline veebiplatvorm planeerimine.ee, kuhu on koondatud väga mitmeid tööriistu, sealhulgas ka nõuandeid üldplaneeringute koostamiseks ja detailplaneeringute koostamiseks ja palju muid, aga et see praegune tööriistakast nüüd püüab siis nad süsteemselt kokku siduda. Ta osaliselt loob juurde üsna mitmeid ka uusi, aga seob ka vanad sellisesse süsteemsemasse võrku. Milline kõigepealt oligi siis väljamõtlemine, et mis see kestlik ja kvaliteetne elukeskkond endast kujutama peaks. Üks oleks siis see multifunktsionaalsus ja kohandatavus, et mitte ei peaks kavandama selliseid eraldiseisvaid, omavahel konkureerivaid asju, vaid me saaksime pigem panna nad ka koos toimima, et me saaksime ka, ei peaks mitte alati looma uut, vaid saaksime ka ja peaksime just nimelt kohandama olemasolevat selle uuteks vajadusteks. See keskkond peaks olema turvaline, võrdseid võimalusi pakkuv, kergesti ligipääsetav, selle kohta on ju ka olemas juba ka omad töövahendid ja töörühmad ja põhimõtted, kuidas seda ligipääsetavust rakendada, aga see on märksa laiem kui ainult puuetega inimeste ligipääsetavus või ainult füüsiline ligipääsetavus. See on ka ligipääsetavus teenustele ja see juba seondub juba üsna suures mõõtkavas ruumilise planeerimisega. Ressursse säästev ja majandustegevuse kestlikku arengut soodustav, peaks olema positiivse keskkonnamõjuga, sealhulgas kliima ja elurikkuse eesmärke toetav, pärandit väärtustav, veel kord see kohandatavus pärandist ja kultuuriväärtustest lähtudes, peaks olema esteetiliselt nauditav või meeldiv ja kuuluvustunde teket soodustav. Ja siia alla kuuluvad kahtlemata ka need aspektid, millest on viimastel aastatel ka jälle palju räägitud. Kõigepealt just ka Riigikantselei juures töötanud Arhitektide Liidu initsieeritud töörühma tulemusele tekkinud kvaliteetse ruumi aluspõhimõtted, mida on edasi arendatud veel siis Rahandusministeeriumi kaudu ja mis oli ka üheks tõukeks selleks, et meil on täna olemas Maa- ja Ruumiamet ja riigiarhitekt ja palju muid selliseid olulisi isikuid ja institutsioone, mis meid peaks oma töös aitama. Aga teistpidi toetab ka see Davosi kriteeriumite rakendamine. See oli jälle see initsiatiiv väljapoolt, et see samas, need ei ole erinevad asjad, need on täpselt üks ja sama asi, et erinevas, et need tuleb nagu koos mõtestada. Ja üks veel, mida võib-olla vähem on siin
on räägitud, aga on ka täpselt samas tööriistakastis on niisugune rahvusvaheline mõiste nagu paukultuur, et mis on ka saksa keeles kasutatav nii Saksamaal kui Austrias kui ka Šveitsis, natukese erinevates kontekstides küll, aga ta on tegelikult üks selline koostöövorm, mis ühendab mitte ainult planeerimist ja kavandamist, vaid ka ehitamist, hooldamist ja kõiki teisi tegijaid. Et ta ongi Saksamaal sihtasutusvormis, ta võtab nad kõik kokku ja kõik nagu vabatahtlikult osalevad selles, et meie ruumiline keskkond oleks algusest peale kuni siis tõesti kasutuseni igapäevase hoolduseni välja võimalikult kestlik ja kvaliteetne. Tööriistakasti ülesehitus. Siin all on lingid, ma ei hakka neid asju ükshaaval läbi käima, ma rääkisin 9 teemast. Iga 9 keskse teema alt leiab selle teema mõiste, definitsiooni ja kirjelduse, mida ta endast kujutab, eesmärgi, mida ta teenib siis just selle ruumilise keskkonna kvaliteetse ruumilise keskkonna loomisel, alusdokumendid, mis toetavad seadustest ja määrustest ja muudest sellistest dokumentidest peale, kontrollküsimused, mida endalt küsida, kui sa hakata selle teemaga tegelema, ja siis juba konkreetsed tööriistad, viidatud materjalid, viited on nende teemade all leitavad, et mida siis kasutada seal juures. Digitööriistad, nende osas, kus need on olemas, ja samuti ka temaatilised juhendid. Nagu öeldud, selles suures tööriistakastis on need juhendid juba ka praegu olemas, aga see tööriistakast seob nad ka omavahel nagu selgemaks temaatilisteks tervikuteks. Et siin on ka üks väga oluline asi, me oleme tegelikult ju enamasti kõik otsuste ettevalmistajad, aga siin on ka selles tööriistakastis on ka kokkuvõtlik sissejuhatus otsustajatele, mis nendele, kaasa poliitikutele, kes peaks nendele nagu lühidalt ja selgemalt rääkima nendest samadest teemadest, mis need on ja kuidas oma otsuste langetamisel peaks nendega arvestama. Siis ekspertidele natuke pikemad juhendid, mis on ka lõpparuande 4. peatükis, planeerimise kontrollküsimused, millest oli juba juttu, siis kaardirakendused ligipääsetavuse kohta ja kasutusjuhend. See on nagu edasi arendatud praegu ka üleriigilise planeeringu, asustuse arengu uuringu raames. Tegelikult samad tegijad on sellega edasi läinud, nii et see on see asi, mis lõpuks leiab ka oma väljundi üleriigilise planeeringu lahenduses. Siis lühijuhis ka CO2 kalkulaatorite ja nende kasutusvõimaluste kirjeldusega. Nendest on küll palju räägitud, et seame nad kohe kohustuslikuks, aga mida siis ja millises mõõtkavas milleks, kas ainult ehituse peale või planeerimise peale, mida me kõik arvestame, see on tegelikult ka rahvusvaheliselt suhteliselt segane, aga erinevates käsitluste teema ja selleks on natukese veel suht vara. Aga neid kalkulaatorite näiteid, mida on võimalik rakendada ka enda tegevuse kontrolliks, et need on seal olemas, siis on elurikkuse teema juhis seal, kuuluvustunde teema lühijuhis ja ka ringsuse teema lühijuhis, mis nagu siis hõlmabki seda taaskasutust ja muid sellega seonduvaid aspekte. Jätkutegevused, mis on siis 2025. aastal tehtud, need on siis, me hakka neid siin ette lugema, aga üks oluline teema, mis just ka praegu jooksvalt toimub, ongi just seoste loomine üleliigilise planeeringuga Eesti 2050 ja planeeringute seirega, sest et me võime palju asju planeerida, aga kui meil ei puudub pidev aktuaalne ülevaade sellest, et mis on ruumilis keskkonnas toimunud ja kas need arengud lähevad soovitud suunas või mitte, et siis
siis meil puudub tegelik ülevaade sellest, kas meie head mõtted ka realiseeruvad. Ja mis siis veel sel aastal kavas on, et järelküsitlus kasutajate seas mõju hindamiseks ja pidev tagasiside, kogu tagasiside korje selle tööriistakasti kaudu. See võimalus on seal täiesti olemas ja kasutus on tegelikult suhteliselt aktiivne. Ja eriti just pärast planeerimiskonverentsi, pärast selle tutvustusplaneerimiskonverentsil ta muutus 4. külastatavusega teemaks meie selles planeerimine e-keskkonnas. Ja see kasutatavus suurenes hüppeliselt. Ta on just kasutatav töö tegemiseks, et on näha, et kasutatakse töönädala sees rohkem ja nädalavahetustel siis mõnevõrra vähem. Nii et õnneks on ta läinud õigesse suunda. Nii et kutsun teid üles seda kasutama ja andma tagasisidet ka selle kohta, mida oleks vaja rohkem käsitleda, mis on arusaamatum. Siin kahtlemata me ei jõua ju asju selgitada, vaid ainult tähendada seda, et kust mida leida võib ja selle kaudu ainult saavadki asjad paremaks minna. Ja sellega siis ongi kavas selle tööriistakasti sisu ja vormi jätkuv täiendamine ja parendamine just nimelt tagasiside kaudu. Ja edaspidi ongi kavas siis selle planeeringute töölaua loomine, mis oleks kasutatav igapäevase töövahendina veel lihtsamalt ja ka siis loodava planeeringute menetluse infosüsteemiga plaanis sidumine selleks, et ei oleks vaja neid tööriistu erinevatest keskkondadest otsida. Aga see kõik on siin kenasti kirja saanud, nii et see on teil ettekandes veel tulevikus ka kasutatav.